Agatha Lada. Lugu maagilisest uksest ja tüdrukut, kes armastas keemiat. Sa ei tea seda veel, kuid täna viin ma sind paika, mis eksisteerib ainult kujutlusvõimes. See paik on täpselt selline, nagu sina sellest unistada oskad. Sealt leiad palju uksi, värvilisi, läikivaid, padjana pehmeid ja kivina kõvasid. On uksi, mis on tehtud puidust, klaasist, jääst ja isegi suhkrust. Igaüks erinev, igaüks ainulaadne. Ustel on lukud ja lukkudes võtmed. Ja tead mis? Kõik, mida on vaja, on keerata võtit ja astuda sisse. Kuna see paik eksisteerib sinu mõttes. Kõik, mida on vaja, on tahe sinna siseneda. See lugu algab tavalisel viisil. Selle kangelane tundis end tavalisena. Kuid tema sees oli midagi erakordset, midagi maagilist, nagu sinuski. Seda ei ole peeglis näha, kuid maailm suudab seda tunda. Ja see miski võib viia sind väga kaugele. Agatka nimeline väike tüdruk käis koolis, õppis usinalt, tal olid sõbrad ja ta mängis oma kodu ümbruses. Ta unistas täpselt nagu sina. Ja ta oli uudishimulik. Talvel jälgis ta lumehelbeid, pisikesi metallikilte, mida magnet enda poole tõmbas, auravat vett ja klaasis laiali valguvat tinti. Radiaatori peal lõi ta oma esimesed soolakristallid. Ta katsetas, avastas ja esitas küsimusi. Kuni ühel päeval avas ta keemiaõpiku. Ja just siis algas tema suur seiklus. Keegi ei tea, kui kaua see vaimustus oleks kestnud, kui poleks olnud õpetajad, kes näitas talle, et keemia on enamat kui valed. See on maagia, mis toimub otse meie kõrval ja meie enda sees. Sellest tunnist alates muutus kõik. Agatha tundis, et tahab seda maailma avastada. Et ta tahab teada rohkem. Et ta tahab saada keemikuks. Ta valis Tarvi bioloogia-keemia kallakuga gümnaasiumi. Seal kohtus ta teise erakordse õpetajaga. Ja ta mõistis, kui võimas võib olla hea sõna. Kui oluline on naistevaheline toetus. Kui palju võib aidata see, kui keegi sinusse usub. Mõned ütlesid, et keemia on raske valik. Et on olemas teisi, paremaid ameteid. Aga tema teadis, et just keemia vaevustab. Ta otsustas, et teeb kõik, et olla selles parim. Ta omandas magistrikraadi Jagielloni ülikooli keemiateaduskonnas. Ja seejärel Krakowi teaduse ja tehnoloogia ülikoolis pälvis ta keemiateaduste doktorikraadi. See oli järgmine samm tema teaduslikul teekonnal. Täna töötab Agatha Tarvi rakenduskõrgkooli keemiaosakonnas Poolas. Ta jagab oma kirge, innustab uudishimu ja näitab, et teadus võib olla maagiline. Tema noorimad õpilased on 5–6-aastased. Ta on isegi pidanud loenguid 3-aastastele. Ta on keemia populariseerija nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Tema loengud Maapolska teadlaste ööd ja keemaveedete raames tõmbavad kohale rahvale. Ta armastab seda, mida ta teeb. Ta armastab õpetada. Ta armastab jagada oma armastust keemia vastu. Ta avastab maailma ja näitab, kui kaunid on selles toimuvad protsessid. Tema moto: tekitada uudishimu. Sest kui oled uudishimulik, muutub kõik võimalikuks. Oma õpetamises ühendab ta kaasaegset tehnoloogiat lihtsate, analoogsete meetoditega. Kuid kõige olulisem on üks: mõistmine. Ja katsetamine, eriti selline, mis näeb välja nagu maagia. Ja nüüd, mu kallis väikene tüdruk, vaata veel kord need maagilisi uksi. Igaüks neist viib teise maailma, unistuste, avastuste, seikluste ja kirgede maailma. Mõned uksed viivad laborisse, mis on täis värvilisi katseklaase, teised loengusaali ja veel teised paika, mille lood just sina ise. Sul on võtmed. Sul on kujutlusvõime. Sul on julgus. Sa võid olla see, kes iganes sa soovid: keemik, teadlane, õpetaja, leiutaja või isegi uute maailmade looja. Keemia ei ole ainult teadus, see on viis vaadata maailma uudishimu ja imetlusega. Ära karda võtit keerata. Ukse taga ootab sinu enda edu. Sinu enda maailm. Ja sinu enda maagia.